Ühesõnaga, tere! Mul on märkmed telefonis, et ma ei ole Instagramis. Mida mina teen? Ma räägin paari lausega korraks enda taustast ja siis näiteid maailmast posttraumaatilise dramaturgia rakendamise kohta teatrist väljaspool ja siis ka nagu enda töödest ja enda tähelepanekutest. Mina tahtsin öelda, et mulle väga meeldib selle konverentsi nimi ja üldse siin olla, et just see sõna vaheala, mis mulle väga imponeerib, sest et minul on terve elu ongi olnud üks vaheala ja et kunagi omal ajal lõpetasin lavaka dramaturgina, mis oli see aeg, kui see mõiste dramaturg kuidagi laiemalt Eesti kultuuri- ja teatripilti taaskord ilmus, mis oli 2008 ja ma ei jäänud teatrisse tööle, vaid ma läksin kohe edasi disainiagentuuri loovjuhiametile, kus me hakkasime disainima erinevaid kasutajateekondi muuseumitest kuni teenusteni. Nii et iga kord, kui mina olin ükskõik mis töörühmas seal, suhtuti minusse, kui sina oled teatriinimene. Ja nii kui ma tulin siis teatriseltskonda tagasi, ükskõik kas mingit loengut andma või mingit projekti tegema, siis oli see, sa kirjutad reklaame. Et juba kohe tekkis sealt selline tsunfti boksi panemine. Ja sealt edasi läks tegelikult järjest hullemaks, sest et siis ma hakkasin korraldama tööalaselt nagu seiklusmänge ja maastikumänge ja sealt edasi viima gruppe loodusesse matkama, nii et siis oli see, et nagu reklaamikirjutajast järsku sai mingi lihtsalt vandersell, siis keegi ei saanud jälle aru ja siis, kuna ma viin neid mägedesse, siis hakati lihtsalt arvama, et ma olen alpinist ja kuna nüüd ma korraldan elamusreise ja seiklusreise päris tööna, siis on juba, sa oled lihtsalt reisikorraldaja, et ühesõnaga sellest nagu dramaturgist või sellest nagu teekonna disainist, et ta jääbki nagu lõputult vahealaks, ükskõik mis ringkonda see liigub minu jaoks. Ja millest ma tahan rääkida, see nii-öelda posttraumaatiline dramaturgia. Ma kasutan täna lihtsalt sõna teekonna dramaturgia selle jaoks, et lihtsalt, et ta mõjuks natuke laiema kontekstina, et mitte ainult teatris. Aga kõigepealt ma küsiksin alustuseks seda, et mis märksõnad tulevad teile pähe meelde või definitsioonid, kui ma küsin, et mis asi on sinu jaoks seiklus? Et mis element on sinu jaoks seikluse osa? Olukorras käies, ootamatus, vabadus, maastik. Aga ootamist tavalis, jah? Ma tulen selle juurde tagasi. Õnnelik lõpp ja see on hea seikluse osa. Nii. Ühesõnaga, et just ongi see, et ma tulen selle juurde tagasi, võtan meelde. Et teekond kui selline on sõna, mis manabki meie mõttesse liikumise ja milleski uuest kehalise kogemuse saamise. Ja kujundina ta on päris sõna, mis väljendabki meie tunnetusprotsessis toimuvat, et meile kulgemist nähtava ja lähedase juures kuhugi kaugemale ära. Ja ma usun, et me kõik meil on igapäevast teekondi, mis on tegelikult teatud määral kellegi poolt disainitud. Et olgu selleks siis arhitekt, eks ole, olgu selleks siis linna liiklusamet või olgu selleks loomejuhid ja disainerid. Kui me jagame ruumi suuri keskkondi, nagu näiteks lennujaamad või muuseumid, kuraatorid, et teekonnad, mis on ette ära määratletud. Ja mida mina uurisin oma koolitee jooksul, magistris uurisin, et kuidas kirjutada sisse teekonda juhust, eriti videomängudesse ja kuidas tekitada mängijale seda tunnet, et tema otsus on, kõik on nagu tema kontrolli all, kuigi tegelikult obviously ei ole. Ja oma doktoritöös ma pärast hakkasin uurima nagu paralleelselt selle tööga just seda, et kuidas anda inimesele täiesti uus ruumikogemus, mis dramaturgilisi ja keelelisi vahendeid selleks peaks kasutama, et tema tajukogemus ruumist muutuks. Ja ma jõudsin sinnamaani, et on toimunud väga suur nihe just selle posttraumaatilise teatri tekkega, et see suund ette antud narratiivit kogemusele. Üritan meelde jätta see elamuse kogemuse,
et mina näengi seda posttraumaatilist dramaturgiat kui kogemusraamistiku loomist, et sa võimaldad kellelegi, annad kellelegi võimaluse panna kokku oma narratiivi, aga see toimub selle keskkonna teatud, ükskõik mis meediat sinna on lisatud, selle meedia ja siis selle osalise, nende 3 ristumispunktis. Aga miks see on siis praegusel ajal nii-öelda, miks kõige tugevamini esile tulnud? Et kindlasti mängib siin internet, online meedia, kogu selle esiletulek ja ka see, et on suurest kasvanud need põlvkonnad, kes kasvasid üles videomänge mängides, kus see narratiivi kokkupanemise kogemus on muutunud juba aktiivseks. Ja teiselt poolt ka see, et me oleme liikunud loodusest üsna eemale ja arvatavasti kaugemale kui kunagi varem ja me oleme üsna unarusse jätnud oma kehad ja me oleme kolinud siia sisse ära ja see teekonna, nii-öelda see teekonna see disain, selline kummaline taastulnud janu seikluse järele, et see ongi tekkinud ajal, kus meil puudub selline täielik üks olemise tunne ruumiga ja kus me ei taju igas päevas enam väga struktureerimatut ruumi. Kõik on ette planeeritav, me saame ette plaanida kogu oma teekonna, siit võtab 10 minutit aega sinna minekuks, ma kulutan nii palju kaloreid, siis ma mediteerin, siis ma söön selle, et meil puudub selline kokkupuude tundmatusega. Ja just see, et mis minu jaoks on väga suur seos, et posttraumaatiline teatrivaataja, teater, et see kogemus on vahel väga-väga sarnane looduses viibimisele oma struktuurilt, et sa oled tundmatusruumis ja sul on elemente, mis ei ole sinu kontrolli all või mis sulle näib, et ei ole sinu kontrolli all. Ja just see kogemusraam. Nii. Ja ma liiguks nüüd sellest edasi, ma arvan, kõik tegelikult posttraumaatilist teatrit teavad, see ei ole enam uus teema, et kus ma näen posttraumaatilisi mängumaailmu, kus posttraumaatilist dramaturgiat laiemas plaanis kasutatakse. Ja siis räägin enda kogemustest lähemalt. Üks asi, nagu me kõik teame, on erinevad osaluslavastused, mis on vahel nagu vähemalt suuremal määral tegelikult. Mina ei kutsuks osaluslavastuseks sellist asja, kui keegi ütleb, et ma olen teinud Tarantino filmi põhjal osaluslavastuse, publik istub saalis ja ainus nagu selline otsene interaktsioon, mis toimub, on see, et laval olevad etendajad tulistavad ja karjuvad publikusse, ja seda on reklaamitud osaluslavastusena. Et on ka õnnestumaid variante. Kindlasti posttraumaatilise dramaturgia alla, teekonna dramaturgia alla kuuluvad linnaruumi, tavaruumi laiaks tõmmatud teatraalsed mängud, kus sa pead ise näiteks kasutama ühistransporti, et jõudma ühest ruumist teise, vaatama järgmist stseeni kusagil raamatukogu eeskojas ja siis võtma jälle ühistransporti ja sõitma mingisse kohvikusse, kus sind ootab järgmine stseen. Teekonna dramaturgia taaskord ja igasugused seiklusmängud, alates geopeitustest ja nii edasi. Samamoodi ka kõikvõimalik kasutajakogemuse disain, et ei räägi siin mingitest äppidest ja asjadest, aga suurte avalike linnaruumide või avalike ruumide loomistest, lennujaama kogemused, suurte vaheruumide kasutajateekondade märgistamine. Mõtlemine, et mis siin võivad toimuda, mis võivad need errorid tekkida inimestel, mis siin on, kuidas tal on siin ruumis kõige parem välja saada. Ka keskkonnadisain, uute ruumide loomine, mida kasutavad paljud inimesed, nii-öelda kohalikud, kui ka inimesed, kes tulevad sinna majja sisse, mingid Eesti Energia peahooned, sellised värgid. Et kõik sellega töötavad koos ja ei ole mitte ju sisearhitekt pluss kujundaja pluss arhitekt, aga tihti on seal loovjuhid ja inimesed, kes tegelevad viidanduse eraldi ruumi loogikaga, et sellega, et kuidas sa hakkad ruumi tajuma, kui sina seda ruumi läbid. Lisaks on posttraumaatilist dramaturgiat ja seda mängulist elementi ja flow tekitamist ja sellist väikse isikliku tasu otsinguid, seda on hakatud kasutama nii taastusravis kui meditsiinis taastusravis ja hariduses. Et viimase uuringud näitavad, ongi, et ma näiteks taastun paremini, kui mul on antud mingi ülesanne või mul on mingi palatikaaslasega mingi väike mäng, et isegi kes me saame rohkem mingeid samme tehtud pärast põlveoperatsiooni ja kui sellel on ümber loodud väike narratiiv, et kuidas su keha tuleb paremini kaasa. Ja muidugi veel siia otsa üritusdramaturgia, suuremad üritused ja elamus- ja seiklusreisid.
ja mida mina teen ja mida mina näen täiesti nagu puhtalt dramaturgi tööd, ongi see, et ma panen kokku elamusi, reise lähtuvalt inimeste soovist või lähtuvalt ka vahel enda soovist, teatud eesmärgist, kindlast eesmärgist lähtuvalt. Ma valin ruumi, ma valin, kui on nii-öelda reisijal mingi kindel soov, et näiteks ma tahan õppida selle keskkonna kohta, valin lisateema ja siis lisan sinna juurde teatud tehnoloogiat, kui neid on vaja. Ja tavaliselt alustasin podcast-mängude tegemisest, millega sa said minna ise oma backup'id pähe, downloadid podcasti ja lähed linnaruumi nii-öelda matkama ja sa hakkad seda avastama uutest külgedest. Sealt edasi läksime rohkem suurtemate keskkonnamängude peale, kus see võtab aega 24 tundi, see mäng on ikka veel arenduses. Kui keegi teab väga head ja suure vaba ajaga produtsenti, siis võib mind aidata. Aga et sa tuledki metsa, sa veedad näiteks esimese hommikupoole loodusgiidiga, kes õpetab sulle maastikku lugema, siis sa oled seal üksinda, sest see individuaalse teekonna läbimine on minu arvates nii posttraumaatilisest vaatepunktist kui ka üldse tänapäeva meelelahutuslikust või hariduslikust vaatepunktist väga oluline, et see individuaalse kogemuse sissepanek, sa läbid seal mingi teekonna, mida ainult sina suudad läbida, kasutades neid uusi teadmisi, mis sa oled hommikul saanud, kas navigatsioonist või taimede kohta näiteks, kuniks sa jõuad õhtul nii-öelda etenduspaika, kus sul on etendajad, kes toetavad seda sinu päeva jooksul õpitud kas kohalike maastike legendidega või teadmistega. Ja siis koos ehitate kõik varjualuse ja hommikul olete koju. Et selles mõttes selline struktureerimatu kogemus, mis on paljudele jäänud täitsa võõraks, on näiteks puhas kokkupuude loodusruumiga ja mida väga palju igatsetakse. Ja mida ma olen hakanud oma gruppidelt viimasel ajal küsima, et mida nad kõige rohkem soovivad, või kas see on sinu jaoks teater näiteks, et kuhu sa tuled enda arvates selles mõttes, et kellelgi ei ole nagu, et ei olegi nagu selget arusaama ja ei ole ka tegelikult selget vajadust definitsiooni järele, mis on väga huvitav, eile ma mõtlesin, et tegelikult ja mina ise tegelikult ka usun, et defineerimine on oluline. Aga et näiteks tulles tagasi selle tsitaadi järgi, mis sina näitsid, keegi oli šokis, et me publik tuli elamuse järele, aga sai kogemuse. Et nagu selles olukorras ja nendes mängumaailmades, ütleme, kus mina seda teekonna disaini rakendan, minu näiteks isiklik vaatepunkt on see, et elamust sa võid saada nagu kehaväliselt, et elamus saab sul olla ainult siin, aga kogemuseks sul peab olema väline ruum ja tihti ka mingisugune teekonna läbimine. Ja ma olen küsinud nendelt inimestelt, et mida te tahaksite rohkem või teist korda, kas on mingid tüübid, kliendid, ütleme siis, kes tulevad tagasi või soovivad midagi uut. Ja mida aeg edasi, ta rohkem ma näen, et soovitakse järjest vähem teada ette, mis on üldse ka laiem tendents ja mis minu jaoks liitub jälle sellega, et ei ole seda kokkupuudet tundmatusega enam, et sealt, et miks on, et palun, et anna mulle ainult, ma tahan teada, mis ma pean kaasa võtma ja kuupäevad. Ja juba on sellised reisiettevõtted on paari viimase aastaga tekkinud, teevad ainult linnareise, aga ongi, et 3 päeva ja samamoodi, et sa paned kuupäevad paika, maksad raha ära ja siis saab paketi, kuhu sa tuled. Et kõik see siiski räägib milleski, et midagi on läinud kaduma ja minu jaoks on see kokkupuude struktureerimata ruumi ja kus ma tunnen, et kõik on võimalik ja kus ma tean, et kõik ei ole minu kontrolli all. Et see, mis veel inimesed on öelnud? Ja kõige huvitavam on see, et just seesama see posttraumaatiline element, kus see mängus osaleja, kus ta paneb seda narratiivi oma peas kokku, et vahel me teeme selliseid asju, et saame tunni aja pärast kokku, ongi üsna lihtne nii-öelda väike metsak, et keegi arvatavasti siiski ära ei eksi, et saame teise pool metsa kokku, igaüks valib oma tee. Ja enne on nad saanud mingisuguse info selle looduskeskkonna kohta. Et näiteks seal on see taimestik surnud tänu sellele tegevusele või seal on libe või seal on ükskõik mis. Ja mis on tagasiside, ongi see, et inimesed on pärast muutnud oma käitumist ja valikuid keskkonna suhtes.
et just, et ma hakkasin esimest korda üle mitme aasta mõtlema selle peale, et mis on minu jalajälg või et mis see tähendab tegelikult, milles see let's recycle karjumine tegelikult seisneb, et see uuesti nagu loodusruumiga neid tutvustamine teeb ka silma selle koha pealt lahti, mis annab minu jaoks sellisele teekonnadisainile lisamõõtme veel sellega, et ta on kuidagi moraalselt äge teha kliimakatastroofi eelõhtul, et avada nagu silmi selle poolt ja ma usungi, et inimene ongi hetkel otsimas ja üsna aktiivselt uusi nurki ja tajuviise ja meediaid, kuidas ümbritseva ruumiga suhestuda, seepärast et see ruum on tulnud nii tugevalt esile nii teatris, postdramastias või muidu kunstinäitustel, disainis, et see ruumis viibimine on järsku terava tähelepanu all. Ja ma ei tea, kas on selleks, et selle uue tajuviisi abil luua uusi väärtusi või äkki uusi elamusi, aga ei pole veel välja mõelnud seda. Aga mina dramaturgina usun väga seda, et nii inimesena, ütleme kas mingites mängudes või teatri- ja mängumaailmades osalejatena, et me jõuame sellise kogemuse ja elamuseni ja õnneni läbi tegutsemise. Et kõik need osalusteatri, mis haaravad ruume ja nende seiklusmängude esiletulek ja seiklusfirmade ja reiside esiletulek. Et see näibki, et see teekonna läbimine pakub sellist sisemist tasu, et erinevate välistest auhindadest ja tunnustustest, et see on püsiv ja mis kõige oluline, see on taastuv. Et kui sa õpid midagi oma teekonna käigus, et sa saad sellise flow ja õnnetunde, mis võibki jääda taastuma, kui sa mööda seda teekonda lähed. Ja huvitav asi veel ja vaadates neid tüüpe ja sõpru maastikumänge läbimas, et kui kiiresti hakkab tekkima uus tähendus, kui su keha liigub ruumis mingid teatud ettemääratud teidpidi, eriti kui sul on dramaturgilised sinna mingid kohad sisse fikseeritud, kui sa kasutad näiteks abilisi või nii-öelda kaasetendajaid, kes lisavad midagi 1-2 infodetaili ja kus mängijad tulevad välja tõesti, et ma sain ajaloost võib-olla uue arusaama või tegelikult, mida see põlevkivitööstus siin tegi. Et see tähenduste sünd, vahel mulle tundub, et see on nii palju suurem, kui ma teen selle kehaliselt ise kogemuse läbi, kui see, et ma lähen kuulan nagu ühte loengut, mis on ka infost väga tiine. Aga see kehaline ruumi nägemine, et see teekonna läbimine tundub kiirendavat või kuidagi süvendavat tähenduste sündi. Ja kõige huvitav ongi, et see eilne bussisõit, mis meil oli, et kui oli see moment, et nüüd on see koht, kus saab minna bussist maha, on ju. Et ma tükk aega mõtlesin, et just see ongi see keeruline koht, mida tabada ka nagu teekonna disainis, et sa ikkagi tahad, et see inimene tunneks, et tal päriselt ongi see valik, et see ei ole selline võlts, et ma olen publikuna või osalejana hästi aktiivne, aga tegelikult ma tean, et ja ma mõtlesin, et mina oleks läinud bussist maha, kui ma ei oleks olnud kõneleja. Sest et ma mõtlengi, et aga kuidas siis nagu, et ma siis lähen, on ju, aga kui ma ei jõua homseks siia. Et nagu probleemi ei ole, küll ma mingi hetk jõuan siia. Ja et oligi hästi keeruline ja siis mina isiklikult tundsin, et mul ei olegi tegelikult valikut, kuigi ma tahaks tegelikult bussist maha minna. Aga lihtsalt see, et see on just väga oluline asi ära tabada, et eriti kui rääkis osalusteatris ja postdramaatilisest teatrist, et kõik on see, et inimesel on valik, vaata, et oleks valik, ta teeb ise oma valikuid ja siis tal on ise valib selle teekonna. Aga et kui ma tunnen, et mul seda valikut ei ole, et siis kaob selline, see mängumaailm kukub ka sealt ümber kokku natuke. Aga see oli juba raske hetk, selles mõttes, et ma oleks võinud ka lõdvalt olla kuulaja, vaata, et siis oleks nagu teine olukord. Aga et rohkem mul praegu lisada ei olegi. Et palju küsimused postdramaatilisest teatrist võib rääkida pikematisest dramaturgist ja teekonnast ja teekonna loomisest ja karakterite ja info püstitamist, aga et ma arvan, sellega on kõik on üsna kursis. Et jah.